taas tagasi. Jätkame teemaga, mis peaks eelkõige huvi pakkuma autojuhtidele. Oleme ühendust võtnud reporter Kerli Telloga, kes lubas meile täna rääkida ühest väga suurest, aga samas ka nähtamatust ohust. Kerli, kas kuuled mind? Jaa, ma kuulen. Mina kuulen sind ka, aga pildiga midagi lahti. Ma näitan teile seda kraami, mis hoiab meid talvel libeduse eest. See on sool, see on tonnide viisi soola. Kui palju soola siin õigupoolest on? Täna siin 2500 tonni soola. Miks just soolaga ja millal autod välja sõidavad? Soolaga tänu sellele, et see lahustab kõige paremini seda härmatis või jääteket teel. Ja ta lahustub täielikult ära, et ei jäta pärast teele nagu liiv siis tolmu näiteks. Kas tõesti on juba nii libe ja millal te sel aastal esimest korda juba soolatasite? Jah, on libe. Sel aastal esimene soolamine oli 4. oktoobril. On sool? On sool. Päris sool? Päris sool, söögisool. Teehooldajad teevad oma tööd hingega ja täpse reglemendi järgi, aga meil ei ole alati maanteel soolapuisturid ees ja taga, seega peame me ise hindama, kas tee on libe või mitte. Saamegi libedusega lähemalt tuttavaks. Kui tee temperatuur langeb oluliselt kiiremini kui õhutemperatuur ning alla nulli, siis tekib jäätumine. Selleks ei pea tee olema tingimata märg. Aga kui on, jäätub sellel olev vesi. Sealjuures õhutemperatuur võib püsida kogu aeg üle nulli. Seega ei tohiks hinnata tee olukorda auto välisõhutemperatuuri näidiku põhjal. Tuleb arvestada, et tee jahtumine ja jäätumine on kiirem sildadel ja viaduktidel, sest nende all puudub sooja salvestav maapind. Libedus tekib kergemini ka veekogude lähistel. Libedusel on üks eriti salakaval vorm, see on must jää. Kuna musta jääd ei ole näha, siis kujutab see autojuhtidele eriti tõsist ohtu. Mis on aga must jää ja millal see tekib? Musta jää märkamine on autojuhile tegelikult tõepoolest raske ja sellest ei ole võib-olla väga kerge aru saada. Kuid tuleb olla tähelepanelik nullilähedaste temperatuuride juures, eriti siis, kui on olnud niiske ilm ja temperatuur ilma selginedes on hakanud langema ja tegelikult tuleb jälgida ka teed ja tee ääri. Kui sõidujälg hakkab läikima, tee servas on näha sellist sätendust ja eriti kui härmatis on juba maas, siis võib olla päris kindel, et tegemist võib olla ka musta jääga. Muide, härmatise tekkimise algperioodil silm seda ei erista. Valget härmatist on näha umbes tunni-paari pärast. Must jää tekib aga, kui autoratast lihvitakse härmatis siledaks, libedaks massiks. Must jää võib tekkida, kui teepind on niiske ja selle temperatuur langeb alla nulli. Samal ajal võib õhutemperatuur olla plusspoolel. Ettevaatlik peaks olema eriti varahommikutel, kui ilm eelmisel õhtul on olnud selge ja tuulevaikne. Kuid ka täiesti kuiva ilma puhul võib tekkida härmatis ja libedus, kui õhuniiskus külmal teepinnal kondenseerub. Kondenseerumisest tulenev libedus võib tekkida isegi käredate kraadide juures, näiteks temperatuuri tõusul -30-lt -20. Ühesõnaga, neid variante, kuidas libedus ja must jää tekivad, on palju. Neid ohte ei ole alati võimalik hinnata palja silmaga või õhutemperatuuri abil, aga neid ohte ei tohi kindlasti mitte eirata, sest kui auto satub mustal jääl libisemisse, siis on ta praktiliselt kontrollimatu. Lähme proovime ära. See takis on sinu sõidurajas, põikad läbi vastassuuna ja tuled oma ratta tagasi. Ja nüüd on rekka. Nii. Keera. Nii, ma tahan mööda sellest Keera tagasi. Ma tahan oma ritta tagasi saada, aga ma ei saanud oma ritta tagasi. Tegelikult on hirmus, noh. Muidugi on mõtle, kui päris elus ikkagi sul rekka on tee peal niimoodi, et see on hirmus. Niisugused asju juhtub iga aasta. Mida teha, kui auto läheb libisemisse? Praegu me simuleerisime talvist teed. Haardetegur on väike ja sest talvel võtab iga libisemine ja selle korrigeerimine väga palju aega. Tegelik elu tähendab seda, et kõik käsud, mida te autole edasi annate, tuleb välkkiirelt teha. Libisemine tuleb kompenseerida. Praegu oli meil küll libisemisega tegemist, ehk siis juht peaks rooli keerama libisemise suunda. Kui nüüd võtta seda, et maanteesõidul näiteks võib sõiduki korrigeerimine võtta seal võib-olla 5-6 sekundit enne, kui ta tuleb meie sõiduratta tagasi, siis see rooli pööramine peab olema välkkiire. Rooli tuleb vähe keerata
et mitte süvendada järgmist libisemist. Ehk siis põhimõte on see, et igasugusele anomaaliale tuleb hästi kiiresti reageerida. Ma loodan, et mitte keegi teist ei pea teada saama, kas tee on libe, täpselt nii, nagu mina seda tegin. Parem vaadake internetis tark tee kaardilt, mida näitavad tee ilmajaamad, kuulake hoiatusi ja ilmateadet. Samuti on oluline talvisel perioodil oma sõiduvõtete korrigeerimine. Libeda teega ei saa sõita nii kiiresti kui suvel ja sõites tuleb kindlasti hoida suuremat pikivahet ja vältida järske manöövreid. Jätke meelde, käes on jääaeg. Olge ettevaatlikud ja head teed!